Tänases aianurgas me astume tegelikult ajast natukene ette. Meil on siin laua peal seemnekartulid, kartuliväetis, mulda ka olemas, kõik vajalik selleks, et kartul maha panna. Kersti, millal see õige kartuli panemise aeg on? No nagu vanarahvas ütleb, et kui toomingad õitsevad, siis on paras aeg hakata kartulit maha panema. Kartul tahab, et see mullatemperatuur oleks püsivalt sellise 10 kraadi juures. Täna hommikul olid jälle väljas miinuskraadid, nii et päris põllu peale minemiseks on natukene varavõitu. Aga selline värske kartul jaanipäeva grilli kõrval on ikkagi päris mõnus ju. Täpselt selle ühe potitäie saame kasvatada sellises mõnusas rõdu peale või kasvuhoonesse pandavas kartuli ettekasvatuse potis. See ei ole päris tavaline ämber. Praeguse seisuga kaamera ilmselt näeb, et must ämber selliseid seguämbreid või tööämbreid on igas kodus võib-olla küll ja küll. Sellel on siin täiesti omaette sisu sees. Milleks need augud siin sees? Kui tegelikult selleks kartuli kasvatamiseks sobib ükskõik milline paarikümne liitrine ämber, siis selle poti teeb põnevaks see, et me saame siit piiluda, kuidas kartul kasvab ja ka saagi mõnusamalt ära koristada. Igal juhul peavad nõupõhjas olema augud, et liigne vesi välja valguks, sellepärast et kartul ei talu seisvat vett. Aga sellel suurel ämbril ju tegelikult auku põhjas ei ole, küll on kohad olemas, et siia ilmselt on soovitud need augud sisse puurida. Siin poti peal on tegelikult ilusasti ka kasutusjuhend kirjas, et puuri augud põhja, nii et ja puurimise kohad mõnusalt olemas, nii et kindlasti peab need augud siia põhja tegema. Ole hea, kartuliseeme on ka olemas või seemne kartul on ta vist õige mõelda. Mida peaks selle juures teadma? Esiteks kindlasti, kui seemnekartuli ostate, siis vaadake, et tal oleks korralikult taimepass küljes, et see seeme oleks kontrollitud, sest kartuli on tegelikult päris palju haiguseid ja need levivad just seemnetega, aga kui me nüüd räägime sellest potis kasvatamisest ja varajasest kartulist, siis kindlasti valida selline sort, millel on sordikirjelduses väga varajane. Nende kasvuaeg on keskmiselt selline 70 päeva, nii et kui me sel nädalal nüüd mulda paneme, siis ongi meil kartulisaak jaanipäevaks käes. Meil on laua peal biolaani kompost muld, see on väga okei. See on väga okei, ta on mõnus, kerge, õhuline, sisaldab komposti, mis on taimedele kõige parem toitaine. Aga kuna me tahame saada kiiret ja varajast saaki, siis paneme ühe peotäie väetist ka juurde siia. Siin on nüüd 2 sorti väetist, laua peal on kartuliväetis ja kartuli maheväetis. Valime mahe? No valime täna mahe. Nii, kui palju meil siia mulda läheb, siis ma tean, kus kohast kotti lahti lõige. Kartuli juures on üks selline tore tegevus nagu kartuli muldamine. Nii. Ja sellepärast, et meil ei jääks seda muldamise ruumi, et see vars saaks pikemalt neid mugulaid sealt külje pealt kasvatada, paneme me esialgu poti põhja ainult 10-15 sentimeetrit. Seejärel selle poti suuruse järgi me saame siia panna 3-4 seemnekartulit ja kui need kasvama on hakanud, oma 10 sentimeetrit pikaks võib-olla, siis saab uue mullakihi panna ja niimoodi 2-3 korda selle kasvuaja jooksul. Ja kartulimugulad tekivad siis ka kihiti. Ma olen kuskilt internetist näinud pilti, et istutatakse mingi toru sisse, et seal on nagu meetri jagu kartuleid tuleb. No, kõige lihtsamalt öeldes sellest seemnekartulist hakkab kasvama vars ja selle varre külje peale tulevad järjest lisajuured ja nende otsa mugulad. Päris poest ei maksa sealt lauakartuli hulgas seda kartulit võtta, mis siia potti maha panna, sellepärast, et kartulisortidel on iseloomulik puhkeaeg ja kui see puhkeaeg veel möödas ei ole sordi omaselt, siis ta lihtsalt ei hakka kasvama. Ja me võime ju talle mõnusad tingimused luua, aga me lihtsalt ootame. Et sellisesse 15-liitrisesse, 10-liitrisesse ämbrisse panna üks kartul, aga meil on ta siin praegu üks 30-liitrine, siia paneme 3 tükki, oleme siis ahned, et kuna me paneme väetist ka lisaks, siis toitu neile jätkub ja sedasi terrassi peal kasvades, siis on nad meil kogu aeg silma all, saame ideaalseid tingimusi luua. Alati väetise kasutamisel tasub lugeda pakendi pealt juhendit, et kui palju väetist panna. Siin on kirjas, et jooksvale meetrile kuskil 4-50 grammi, üks peotäis on niisugune korralik 30 grammi, nii et meie paneme siia pool peotäit väetist
selle mullakihi hulka. Nii et 10 senti veel peale, jah? Jah. Ja oluline on, et ka see muld, mida kasutad, on soe, et kartul on päris tundlik temperatuuri suhtes. Üks asi on, Kersti, veel, mida ma tahtsin küsida. Praegu räägitakse meedias üsna palju toidujulgeolekust ja ma olen mõelnud selle üle, et tõepoolest võiks nagu kartul maas olla, aga kui meil ei ole sellist üles küntud põllumaad, aga kuskil aia ääres on lihtsalt murusse kasvanud lapp, kas kartul elab selle üle, kui ma lihtsalt kaevan sinna ühe augu maa sisse, keeran mätta natuke teistpidi, panen kartulid alla, las tuleb? Kartul päris muru sees kasvada ei taha, seal on natukene kahjurite küsimus, et muru all on sellised pisikesed ussikesed, mis võivad ka kartulit kahjustada. Nii et kaeva see maapind ikka ilusasti läbi, raputa mättad välja, pane natukene kompostmulda lisaks ja võid ilusasti aia äärde kartulivaad teha. Ja aianurga lõpetuseks siis vaatajamäng. Koos aiahooaja algusega on tegelikult saanud algusega Bauhofi sünnipäevapidude seeria. Ja 10. aprillil on sünnipäevapralle siis Põlva Bauhofis. Ja vaatemängu küsimus on, milline on Bauhofi sünnipäevapidude avalöök. Kui te seda vastust teate, siis postitage ta taas aadressil, mida näete ekraanil ja auhinnaks õigesti vastanute vahel loositakse välja kogu see 2 korvitäit kaupa, mis siin praegu minu ees on. Siin on 2 kotitäit biolaani kompostimulda, 4 kartuliistutusämbrit, selleks saab ikka pool suve soonuks, on kartuliseeme, kartuli maheväetis ja kartuliväetise kott ka veel peale kauba. Nii et saate majandada ja see tasub vastamist.